talvine rahvaralli siis ja ühtepidi nagu tundus sarnane, üks katse isegi oli sama ainult teises suunas, aga sõitja vaatas, kui erinevad kaks rallit olid. Ei, ikka olid erinevad selles mõttes, et Otepää omad olid enamus RMK-de peal, vähemalt jäi mulje, kitsas ja rohkem sirgeid, vähem kurve. Aga siin oli ainult see, mis katse kattus Otepääga tagurpidi. See oli selline, aga ülejäänud olid ikkagi metsa vahel ja rohkem nagu tehniline üles-alla ja negatiivsed ja. Sõit oli sekundis või isegi kümnendikus, et kas siin oli nüüd mingit taktikaruumi ka või oli kas põhjas või ka? See lõpuks läks niimoodi, algul esimese 2 katsega sai tehtud 14 sekundit edu. Siis oli hea seda hoida, aga siis 6. katse teises kurvis läks vähe pikaks ja niimoodi valli otsa, et ei liikunud edasi ega tagasi. Ja siis ikkagi sai liikuma ja siis pandem teha midagi, tuli peal hoida. Ja sinna läks 10 sekki, siis viimase ringi jaoks oli 3 sekundit edu, mida ei olnud enam väga palju. Ja siis tuli suruda. Kui hakkad hommikust tulema, kuidas need katsed välja tulid ja kuidas päev läks? Katsed ise tulid, võib öelda, et väga hästi välja. Ainukene tagasilöök oli 3. katsel alguses, kui käigud ei tahtnud sisse lülituda. Ja saime 1 käigu sisse, sõitsime 3. lõpuni, sõitsime 4. ka kuidagi ära ja lõpuks siis servises võtsime käigu kasti otsast ja siduri ketas oli katki läinud, mille me mahtusime aega, saime ilusti korda ja saime ikka lõpuni tuldud ja väga hea tulemusega. Vahelduvad pidamisolud nagu suutsid üllatada ka? Jaa, et isegi viimasel katsel praegu üldiselt korduvläbimised olid nagu juba paremad, aga viimasel, ütleme see esimese kilomeetri jagu oli selline ikkagi libe veel, et sellega nagu ei arvestanud, seal nagu tahtis ikka täitsa risti minna. Aga ei, tulime toime ja ilusti lõpus. Teine rahvaralli ja teine esikoht, et kui palju erinevad olid need Otepää ja nüüd Antsla rahvarallit sõidumatas? Mõtleks, et Antsla oli sellepärast erinev, et katsetel tuli rohkem kruusa välja, vähemalt hommikupoolsetel katsetel, et seal oli juba, esimeses voorus oli tegelikult juba päris korralikult kruusa väljas, et nüüd lõunapoolsetel oli tegelikult rajaolud olid päris okeid, aga Otepääl oli nagu selles mõttes rohkem talvisem sõit. Kui hommikul minema hakkasid, millised need tingimused paistsid ja mis plaani nagu panid selle pealt paika? Videotest vaadates näha oli, et on nagu kruus, et peab, et siis me mõtlesime, et proovime kohe hommikul vahe sisse saada, et siis oleks meil elu kergem. Mis ka meil õnnestus, ütleme nii, et mingi 20 sekundit oli vahet ja siis me hakkasimegi vaikselt seda tasakaalus hoima, et ei anna liiga palju ära, aga ei pinguta liiga palju üle ja siis nüüd viimasel voorul veel, oligi vaja põhimõtteliselt veel vormistada ja siis punktikatsel võib-olla natukene proovisime. Jäime 0,1 teiseks, aga see pole vahet. J18 võit, et kuidas see tänane päev minema hakkas, millise plaani tegite ja kuidas võit oli? Alguses haksime vaikselt vaatama, mis pidamine on ja saaksime tempot kasvatama ja lõpuks tuli enesekindluse ja niimoodi see päev saigi otsa. Mis need pidamisolud olid ja kuidas sõita tuli? Esimesed läbimised pidi hästi hoolikalt võtma, et kunagi ei tea, põhimõtteliselt iga pidurduskoht võib olla erinev. Mõnes kohas on nii, et pidamist on palju ja teises kohas on väga libe ja kõik oleneb. Ütleme nii, et väljasõit oli ka oma jagu, et kas oli selliseid ärevaid hetki ka? Otseselt selliseid ärevaid hetki ei olnud, et meil läks selles suhtes hästi. Kas tuli nagu sellist tempot kuidagi korrigeerida ka võistluse käigus või hoidsid kuidagi? Viimased 2 katset me teadsime, et meil on suht suur edu ja siis ei hakanud selline 100% surumana, et kulgesime lõpuni põhimõtteliselt.